Valeinfo levimine teeb halba. Võib tunduda, et meelelahutuslikul eesmärgil me ei tee ju kellegile liiga, kuid nali võib paisuda ja sellest võib sündida paljudele kahju. Kõiki küsimusi ei saa teadusliku meetodiga seletada. Näiteks mõne asja kohta avaldame me arvamust või anname hinnangu. Kumb on ilusam, roheline või kollane, see on arvamus. Aga kas vaktsiin mõjub haiguse vastu või mis kujuga on maakera, on mõõdetavad. Nendele saame anda üheseid vastuseid teadusliku uurimismeetodiga. Esiteks peab meil olema uurimusküsimus ehk me määratleme probleemi, mida me hakkame uurima. Näiteks, kas lilled püsivad kauem ilusad suhkruvees või kraanivees? Teiseks toimub informatsiooni kogumine. Võib-olla on keegi seda juba uurinud või leiad oma küsimusele huvitavat taustainformatsiooni. Kolmandaks püstitatakse hüpotees. Hüpotees on oletatav vastus uurimisküsimusele. Hüpoteesi õigsust peab olema võimalik kontrollida. Neljandaks kavandatakse katse või vaatlus ning viiakse see läbi. Mis vahe on vaatlusel ja katsel? Tulge ma näitan. Vaatluse käigus jälgitakse objekte sellisena, nagu nad on. Tingimusi ei muudeta. Katse tegemiseks loovad teadlased kindlad tingimused. Korraga uuritakse ainult ühte tegurit. Näiteks, kui me uurime jahuusside toidu eelistusi, siis ainuke muutuja on toit. Katsekoht, valgus, temperatuur, niiskus ja nii edasi peavad kõikides katsetes olema samad. Katsete puhul on oluline kontrollitavus. Samadel tingimustel peab olema võimalik seda katset korrata. Katset tuleb teha piisaval arvul, et tulemus oleks kindel ja mitte juhuslik. Uurimusküsimus, info kogumine, hüpotees, katse või vaatlus. Aga mis saab edasi? Viiendaks toimub andmete analüüs. See vist ei ole õige või on? On, aga kui sa võrdled selle teise variandiga, siis on ju. See on ju tunduvalt parem. See on vist tõesti nii. Pärast andmete analüüsi toimub järelduste tegemine. See on kokkuvõte sellest, mida katse meile näitas. Teadus põhineb kindlal meetodil, mitte emotsioonidel, arvamustel ja tunnetel ning see on mõõdetav, korratav ja kontrollitav. Uurimistöös tuleb läbida kindlad etapid. Nii saadakse usaldusväärsed teadmised ja faktid. Teaduslik mõtlemine ei eelda tavaelus teadlase olemasolu, vaid faktide loogilist ja analüütilist läbitöötamist.